on Arvo! Angeelika, te olete... Mida? Sa oled kohal juba! No tere, ma mõtlesin, et ma olen valesse kohta tulnud. Tead, see Tartu liiklus, anna mulle andeks. Kuule, tšau, šef. Ma lähen vahetan riided. Näeme minuti pärast. Oleks tore. Sorry! Teed siin? Kuule, sinul on küll 4 käiku, aga ma teen ühe üllatuskäigu ise ka. Nõo lihatööstuse hea veise sisefilee. Klassikaline selline minu väikeste nippide ja tatsidega tartar. Vürtsikilu, crumble, natukene pohla. Kaluri vürtsikilu. Ja tead mis või? Sa oled ju meil vana rahvuslane. Kus siis mina ikkagi väike... Kuule, taga maitse kõigepealt. Kas see üldse sobib? Tomatimoosi ja mul on musta küüslagu majo. Maitseid on. Maitseid on. Tead, peabki, vaata, start peab olema julge. Ma ütlen, nagu rakett. Kuule, aga anna minna, mul ka natuke tegemist veel. Davai, teeme. No nii, kullake. No? Kibekärbe päevake ja ma tõin sulle väikse tassi kohvi saame. Enne hinge tõmmata 30 minuti pärast on külalised umbes kohal. Päriselt või? Ja, kuidas sul köögis on? Kõik on kontrolli all? Tead, suures joones on, aga no tead ju küll, eks ju? Ma tean. Köögis on alati kiire. Natukene on. Sellepärast ongi. Ja mulle meeldib see, et kui toit ei ole oodanud tunde, et ma proovin alati jätta niimoodi, et võimalikult rahvas tuleb saali ja siis on tempo, aine. Appi. No näed, minul jalad värisevad. Mina muretsen võib-olla sellepärast, et kuidas me laval oma podcasti hakkama saame. On selliseid ju kultuure, kus juuaksegi niimoodi ju teed ja kohvi, et löristatakse alustassi peale. Sa oled lihtsalt mega hea. Et isegi sellise olukorras ütled, et see on normaalne. Aitäh sulle. Kuule, mõnusat õhtut sulle. Sulle ka. Tere tulemast ja tere tulemast minu poolt. Nautige roogasid. Tere tulemast. Jah. Tere tulemast, restorani aplaus. Hea meel on näha, et nii palju inimesi on jõudnud siia. Aitäh, et tulite. Tegin ennist just nalja, et see kokatöö on niigi keeruline. Ja me oleme terve päev kokanud, Angeelika muidugi tunduvalt rohkem. Ja siis nüüd just kui juba on otsmik on, eks ju, igine ja esimene käik on alles pandud ja siis on see, et kuule, aga nüüd lähme ja hakkame päriselt asjast ka rääkima, eks ju. Ja siis on veel pearoog ja siis on veel magustoit ja nii edasi. Aga teeme suure aplausi. Angeelika Udeküll. Ma ei mäleta, ma päriselt ei mäleta, kuna me viimane kord nägime, aga mille ma tegin selgeks ja ma tegin seda piltide järgi, et me tunneme 11-15 aastat. Jaa, see on võimalik, jah. Ja, mina tegin eeltööd. No, ma ei tea, matemaatika ütleb, et kas 2007 äkki... Siis oli isegi natuke rohkem, eks ju. Minu matemaatika ütleb, et me oleme kauem kui 15 aastat olnud tuttavad, tõesti. Okay. Aga võib-olla see tuleb veel täna välja. Ja. Esimene käik on juba tegelikult lauas, selleks on vika leib ja praegu liikus ka tegelikult veel üks käik lauda. Tere tulemast minu poolt ka ja tõesti rõõm on olla siin ja siis tõesti jah, nii on, et 2 esimest käiku on juba teil ära söödud ja kõik need toidud, mis täna pakutakse, parinevad siis sealt Põhja-Eestist, mere äärest, Laaspeost, kus asub selline restoran nagu restoran Pika. Ja see meie leib, et sellest ma pean tõesti rääkima, see must leib, no see on umbes sama vana, et kui meie tutvus sinuga, Joel, ma ei pea silmas, et see on tehtud 20 aastat tagasi, aga see juuretis, millega seda leiba valmistatakse, pärineb tõesti aastast 2011. Nii et ja elas üle ka COVID-i. Äkki COVID-i all läks ta veel eriti, kas tegelikult õitsele?
ja Eesti asi on see, mis on mulle nagu hästi südamelähedane. Eesti tooraine, väikse twistiga võib-olla, et kaasajastatud, aga ikkagi jään nagu selle juurde, et Eesti tooraine ja sellised tehnoloogiad, mida ikkagi on kasutatud. Ja selle musta juuretisega ja rohkelinnasega seemneleiva kõrval on karask, mis seekord on tehtud saialillega, et meil meeldib hästi mängida erinevate siis nende maitsestuste ja vastavalt hooajale, et praegu tundub, et on viimane aeg veel saialille süüa, nii et karaskisse on pandud saialill ja see roheline pesto seal on siis, täna ei ole nõges ja täna ei ole naad ka seal sees küll, aga petersell, till ja spinat, aga kevadeti me valmistame seda päriselt ka ikkagi umbrohust. Nii et roheline siis pesto ja vahtu löödud või ja nii ta siis läks. Umbes sellisena ma tutvustasin ka, kui ma neid taldrikuid ette tõssin. Väga tubli. Leib, pesto, paus või? Ja tisu, ja must, eks ju, must sool. Osadele ei ütlenud isegi must, et ma ütlesin lihtsalt leib. Jah, okei. Neil on silmad peas, nad näevad, et see on suhteliselt mustaks. Tõsi, sa ei pea nagu kõike lahti rääkima. Kellel on süvendatud huvi, see pärast küsib juurde. Absoluutselt. Nüüd see, mis kausides siis serveeriti, et see on selle aasta selline natukene hullus. Vahel juhtub niimoodi, et teed mingi toidu nagu peas valmis, mõtted on juba laagerdanud ja siis paned taldrikule ja mõtled, vau, ongi äge. See oli üks nendest. Mul on täiesti tagurpidi. Mul on peas mingi asi olemas ja ma panen selle taldrikusse ja mõtlen, see pole üldse see. Maitse nii kaua, kui ma räägin. Jaa, räägi. See kollane tomat on saanud natukene suitsu, siis on tomatijäätis, tomati täidis, mis, eks ole, et sellest tartarist seal põhjas järgi jäi, selle me muidugi, eks ole, lasime prüeks ja tegime vahuks ja siis osast tomatist on tehtud selline švamm ja tomatiga kokku sobib suurepäraselt basiilik, ehk siis basiilik võrsena, õlina ja natuke balsamiikot ja piparisool, nii lihtne see ongi. Tõeliselt maitsev, tõesti on hea. Kuidas on? Ei no, kuidas on? Väga hea, eestlased. Väga äge on! Teeme suure aplausi. Tõesti on väga maitsev roo. Pole paa. Tere tulemast kõigile. Restorani aplaus. Mul on ääretult hea meel tervitada siin oma head kolleegi ja sõpra Angeelika Udekülli. Teine episood köögikohinatest. Podcastides ma ei ole tegelikult ju väga tugev ja ma ei ole seda teinud, see on teine, nii et kui ma midagi valesti teen, siis anna mulle andeks, eks ju. Aga miks ma podcasti teen, on puhtalt sellepärast, et ma tahaks kogu Eestile näidata ühte valdkonda, ühte ametit, kes ongi kokk. Ma olen nii palju meeme näinud sellest, nagu kokandusest, kui keeruline ja kui crazy see on. Ja siis tavaliselt see kaamerapilt nagu näitabki kõike seda, kuidas seal on kõik kastmed kukuvad ja kiire ja kell ja kõik närvid on läbi. Ja siis sinna peale loeb üks rahulik mees, kes ütleb, ja vot see on, ja need on kokad. Ja siis näitab seal laudkondasid, kes joovad veini ja naudivad. Ja need on need ülejäänud normaalsed inimesed. Angeelika, miks sa valisid sellise ameti või kuidas sina sattusid kokanduse peale? Kõigepealt ma tänan sind, et sa oled võtnud selle teema tegelikult niimoodi kuidagi rahvale valgustada ja päriselt rääkida asjadest nii nagu on. Vaata, et me siis räägime ka, et nii nagu on. Luban. Ja ma olen jõudnud juba, ütleme, et oma staažis sellise leveli peale vist ilmselt, et ma võin ja julgen juba rääkida. Ma arvan, et sa tead sellest kõike. Päris pikalt on tehtud, et on juba kujunenud mingisugune ettekujutus ja arusaamine, et kuidas see kokandus võib-olla, et ka elukõver kulgeb. Et seal on oma täiesti selged sellised rütmid ja mustrid, mis korduvad. Ja kui sa oled piisavalt pika teekonna läbi käinud, et siis sa oskad neid märgata. Sa rääkisid korraks pikast teekonnast, kas sinu suguvõsas Albolini on siis kokkasid ka varem olnud? Ja vaat sa küsisidki, et kuidas ma sattusin üldse kokandusse, et täitsa teadlikult sattusin ja minu suguvõsas ei ole varem olnud mitte ühtegi kokka. Meil on olnud meremehi, meil on kaubandustöötajaid, meil on õpetajaid, meil on juriste, aga kokkadest ma tõesti ei tea, et keegi oleks küll, aga mul näiteks eeskujuks olnud vanaisa, kes on teinud väga-väga hästi süüa. Ja miks ma sattusin kokandus? Tegelikult see, et selgelt on aru saada, et ma ilmselt olen näinud ka mingit teist riigikorda, et mitte ainult vaba Eesti vabariiki.
ehk siis jah, et olid sellised ajad, et kus tegelikult poest ei olnud väga söögikraami saada ja tegelikkuses oli väga oluline, et sul oleksid sõbrad, kes töötaksid õigetes positsioonides, noh näiteks Kaubanduses, jah. Et ja kuna minu ema oli kaubandustöötaja, et siis temal oli palju sõpru toitlustusvaldkonnas jällegi ja siis nad toetasid teineteist ja mulle tundus see toitlustusmaailm lihtsalt nii glamuurne. See oli lihtsalt nii äge. nüüd sa oled selle sees, ütle, kas see tegelikult on ka nagu glamuurne ja äge? Ma arvan, et nii nagu kõik valdkonnad, et nii toitlustus ka on ikkagi ajas väga-väga palju muutunud, et sel ajal, kui mina toitlustust õppisin, muide, ma ei ole õppinud kokaks. Sa ei ole õppinud kokaks? Ei, ma olen nii, nüüd kuul. Nüüd tuleb see pikk nimi. Tehnik, tehnoloog toidu valmistamise alal. Okei, sisuliselt sa võiksid siis terepiimas töötada ja teha seal mingi liini peal kodujuustu. Jah, tehnik tähendab küll seda, et ütleme, et sa oled nagu sa pead nagu masinaid ka tundma, et ma tõesti, et kooli ajal ikkagi projekteerisin lõputööks ühe restorani ümber. Wow. Ja ma teen muideks seda projekteerimistööd jätkuvalt. Jah, jätkuvalt teen. Pärast panen sulle meili, mul on üks mõte. Jaa. Aga see on väga palju muutunud ajas, et isegi kui sa mõtled seda, et kui mina õppisin, siis valdav enamus tegelikult ikkagi kokandust õppisid tüdrukud. Täna on kuidagi nagu see kaalukaust läinud poiste peale rohkem nagu üle. No meil on niimoodi, et meil on 10 episoodi ja ma ütlen ausalt, et ega ma ei teagi, kas rohkem naisi saame siia saatesse. See on huvitav. Et Aini Arro ütles ära, mul on siin ainult veel 2 kontakti, Suure tõenäosusega peab Õie Britsoni mängu tooma. Ikkagi oma jokker. Et ega ilma naljata, aga see ongi keeruline valdkond tegelikult. Pikad päevad, kogu aeg jalgade peal. Tihti on vaja ju raskeid kaste tõsta või midagi, ma ei tea, ütleme, kartulit sa ju ei keeda, kodus keedad 1,2 kilo, me keedame ikkagi siuke 20 kilo. No ja vaata, mis on veel vahepeal juhtunud, eks ju, et kui sa mõtled kerida aega siin 30-40 aastat tagasi, et kui palju oli restorane ja kui palju need on tänaseks. Sellega ma olen nõus, jah. Ja kes olid üldse kokad, et nad olid ikkagi nagu ühiskondlikus toitlustuses rohkem, koolid, ettevõtted, mingisugused asutused, haiglad, et see valdkond on nii palju selles võtmes ka muutunud ja nagu sa tõid just välja, on ju pikad päevad, füüsiliselt raske töö, et see on ka põhjus, miks tegelikult võib-olla naisi on selles valdkonnas vähem kui mehi. Sest et kuidagi on niimoodi, et võib-olla see on nüüd muutumas, aga et naised valisid reeglina ikkagi pere ja laste kasvatamise. Sellega nõus. Aga mõtle, mis siis ajas muutunud on, et kas siis tõesti, et kas tol ajal oli siis see töö nagu lihtsam, sest tegelikult kokatöö, mida täna, kui me jõuame kindlasti ka sinna ja me räägime peakokkadest, sest peakokk ei ole lihtsalt see, et sa lähed tööle ja mõtled retsepti ja teed süüa, vaid tegelikult sa tegeled ju sisseostuga, et sa saaks õiged hinnad, et kalkulatsioon, ma ei tea, inventuurid, asjad klappima, ka see rahaline pool, tegelikult see on ju, see on Excelit on päris palju. On. Ja ma arvan, et mida suurem maja, seda vähem peakokk tegelikult kööki ju jõuab. Et pigem on meeskonnad, kellega on oluline saada, nagu ütleme, et nii hea kontakt, et sa saad tegelikult tegeleda nende Excelite ja kõigi muu asjadega. Tänapäeva peakokk tegelikult ongi pigem psühholoog, tugiisik, logistik, müügimees. Aga ole siis aus, kui mitu päeva sa nädalas reaalselt kööki jõuad? Kui pikk on sinu näiteks tavaline tööpäev? Tohutult meeldivad need päevad, kui ma jõuan kööki. See on hästi erinev. See on tõesti hästi erinev. Aga mul on hea meel, et vaatasin, et käsi liikus täna päris kiirelt, et ei ole veel rooste näinud. Ei. Mina ütleks, et see on natukene nagu jalgrattasõit, et sa saad selle selgeks, siis tegelikult, ega sa ikka sõidad. Ega sa ei pane enam abirattaid sinna tagasi. Sa sõidad võib-olla hiljem natuke aeglasemalt, aga sa ikkagi liigud edasi. Ja mõni ei saa kunagi kiirelt liikuma, nii et... Ehk siis täna sa ütled, et sa oled kontoris rohkem ja siis arvutis. Vähem. Arvutis või siis rääkimas inimestega. Suhtlemas, just. Sisseost. Näiteks, aga pigem... Kauplemas hindasid. Väga oluline asi. Näiteks, aga pigem ikkagi see meeskonnaga töö. Üks ühele. Iga päev. Iga päev. Me jõuame selleni ka. Ma tahaks tegelikult päriselt teada, kas see kokandus oli nagu 100% jah, kokk, nii on. Või oli laual veel mingi amet, et sa olid nagu kahe vahel, et võib-olla ma ikkagi tead,
ja ei, mul ikkagi tegelikult teine valik oli juuksur, sellepärast et minul olid ikkagi kõik nukud olid lõpuks siilipeadega. Et mulle väga meeldis ja siis oli õnneks, mul oli 7 aastat noorem õde, et kellel sai ka soenguid teha ja siis mul olid mõned peikad, kellele ka olid kõik minu soengud, jah, minu tehtud soengud olid peas, jah, see oli käsitöö, mul on ka alati olnud meeltmööda. Aga ma tegelikult õppisin ju koorijuhtimist hoopis. Päriselt? Sa õppisid koorijuhtimist, unistasid tegelikult, et sa saad juuksuriks ja täna oled sa kokk. No näed. Jah, aga süüa ma olen ikka elupäevad teinud, et no see on juba nii palju räägitud lugu, et ma päriselt tegin oma esimesed kotletid 6-aastaselt ja ma olen väga nautinud söögi tegemist, nii et see on väga loogiline. Kuigi vahepeal mulle tundus, et ma võiksin olla näiteks raamatupidaja, siis ma tegin seda tööd täpselt pool aastat, see on pole minu asi. See raamatupidamise asi tuli sul mingi vahepeal, et sa olid nagu nüüd kokk ära mingi paarkümmend aastat, siis sa läksid nagu ikkagi... Oled sellest ametist siis natuke nagu tahtnud põgeneda ka? Jah, see vaata 20-ne, eks ju, et super raske on tegelikult ikkagi algajal kokal on ikkagi päris keeruline. Ja sa tegid mingil ettevõttele raamatupidamist, neid ettevõtteid kindlasti praegu enam ei ole. Enam ei ole. Ja siis sa said aru, et okei, ma ei ole... No ei suuda, ei suuda, absoluutselt ei suuda. Aga sa oled kunstnik, tegelikult? Ja ma saan aru, et tegelikult ma olen ka meeskonnamängija, et mu elus on olnud ka selline periood, kus ma töötasin sellises ettevõttes, et millest sa praegu keerasid piparta soola välja, on ju. Ma mäletan, Santa Maria. Ja see on ainuke periood elus olnud, kus ma olen päriselt töötanud nagu justkui erialalisel tööl. Peale mind oli veel üks sellise ametinimetusega kolleeg, aga rohkem pole neid olnud, et ehk siis ma olin menüüinsener Santa Marias. 4 aastat. See on nii peen nimi. Kuule, aga räägime natukene sinu karjäärist veel. Okei, said kokaks, kuigi ma arvan, et sa neid kääre kannad ikkagi kaasas ja kas praegustele peikadele teed ka soenguid? Enam mitte? See on nagu läinud ja see on minevik? Ja nüüd ma pükan puid ja põõsaid. Okei. Sellest ma olen ka aru saanud, et sa oled nagu näpud mullas. Jah, olen küll. Kas see on mingi sinu selline meditatsioon, rahustab see sind? Sest tegelikult on ju, ma kogu aeg, ma ei taha surkida seda, aga ma tahan inimestele öelda, et kokandus on närviline töö, ta on pingeline, kuidagi tuleb maandada. Ja sina oled siis nagu näpud mullas ja põõsad pügatud. Jah, see on meditatsioon. Tegelikkuses tööloodusega on nii äge ja teistpidi, eks see on võib-olla see minu nišš ka, et mulle meeldivad need metsikud taimed ja kõik need mittesöödavad elemendid toidus. Kuna sa selle avastasid, sest see on tegelikult üks suurem küsimus, aga sa oled, mina täna ütlen, kindlasti Eesti kõige parem naiskokk kindlasti. Umbrohu. Ei, ma mõtlen minu pärast, ma arvan, et kui ma ütlen sul, et tee midagi Aasia stiilis, siis sa võtad Eesti taimed ja sa suudad nendest välja võluda ju ka tegelikult sellist Aasia touchi. Ma arvan, et suudan, jah. Ma tean, ma olen lihtsalt seda söönud. Okei. Et parima maitse meelega, mis tegelikult on, sa teed puhtaid maitseid. Sellest ma olen ka aru saanud, et sa väga palju ei vigurda, ei lollita. Sa oled natuke nagu minu vastand. Saame olla nagu Inge Jang. Ma olen nagu ühel pool, sa oled teisel pool. Ja sa oled Eesti kõige ägedam naiskokk kindlasti. Sa räägid ka sellest väga palju. Sa oled võtnud selle oma südame asjaks. Sa ei tee lihtsalt ju enam nagu kokandust, vaid sa oled sellele valdkonnale mega palju kaasa aidanud, edasi viinud. Ma tean, et sa oled suur noorte kokkade õpetaja. Ma ei tea, miks, aga ma olen kuulnud, et sealt Vikast jookseb kõige rohkem noori, kes sinna juba praktikale lähevad, siis need noored tavaliselt ka kokaks jäävad. Mida sa teisiti teed? Ma olen proovinud ka nagu nende noortega nagu hakkama saada, aga ma pean tunnistama, mina ei saa nii hästi hakkama, aga sinul on, nagu sa ütlesid ka, et sa oled nende vaimne ema, midagi sa seal nagu kuidagi sa nad ära koolitad ja kokaks nad jäävad. Ja mul on õnn olnud, et minu juures on töötanud ka paar noormeest, kes on sinu juures nii-öelda tuule tiibadesse saanud. Aitäh komplimentide eest. Ja vaata, sa ütlesid ka praegu just, et ühe sõna. Kas sa tead, kuidas minu kolleegid mind kutsuvad? Vaimne ema? Ei, lihtsalt ema. Lihtsalt ema. Ja ma ei ole ei boss ega šef, ma olen ema. Ja ilmselt see ongi nüüd see privileeg, et nii pikk teekond, kui on olnud, et selle aja jooksul on ikkagi päris mitu generatsiooni kokki, ütleme, et ellu lennutatud, aga mõned on jäänud minu juurde. Ja vaata nagu perekondades on ka niimoodi, et tavaliselt need vanaemad või need 3. generatsioon on alati need, et keda kuulatakse ja kelle arvamus loeb ja et kellele võib-olla, et avatakse ennast ka rohkem. Et ma olen nüüd saanud selle staatuse.
Väga lahe. Küsin korraks vahele, kui me tegime Joel Osterti suurt õhtusööki, siis seal oli üks kutt, tal oli üks lahe nimi, on ta alles või? Jaa. See kõlab võib-olla tänasel päeval veidralt, et inimesed võivad nagu ühes töökohas töötada 14 aastat. See on väga veider. Jah, ja minu kollektiivis on näiteks 8 inimest, kes on minuga koos olnud 14 aastat. Kuule. Midagi sa teed õigesti. Ole inimene. Ole inimene. Vot selle võtame me kõik täna kaasa. Ole lihtsalt inimene. Ja. Sa oled nii hea inimene, aga meil kõigil on see teine pool ka. Ütle, kas sa mõni kord oled kuri ka, karjud sa? Oi, ma võin väga kuri olla. Päriselt? Ja. No mina täna natukene juba sain. No, ma saan aru, et sa hoidsid ennast tagasi, aga sa ütlesid, kurat, sa pead nii palju seda laskma. Mina panin seda kreemi, seda vahtu sinna peale. Et konkreetsus sinus on, aga kui ma ütleks, et ma olen sinu kolleegide käest küsinud, et milline sa nagu päriselt oled, mis sa arvad, mis nad ütleks? Ma ei kujuta ette. Ma ei küsinud ka muidugi. Sa oleks võinud. Ei, ma tean, ma järgmine kord teen seda. No sa oled ema, sa oled hea, sa oled nagu päriselt, aga ma tahaks natuke teada, et kas sa kuriga natukene oled. Eks ma olen ka ikkagi neid nurki kõvasti maha lihvinud, et kui ma meenutan ise ennast näiteks 15-20 aastat tagasi köögis, et pannid ikka lendasid tegelikkuses. Oli ka, jah? Oli. See oli selline Gordon Ramsay aeg ka natuke, sest siis... Ja seda ma ütlengi, et aeg on muutunud väga-väga palju. Ehmed väärtused on tulnud. Ja see, kuidas näiteks võib-olla, et 20 aastat tagasi peakukad lubasid endale vabadust suhelda, et sa oled üksi seal köögis, kui sa samas vaimus täna proovid nagu justkui juhtida. See ei tööta enam. Täna sa räägid inimesega silmast silma, küsid, et kuidas tal päriselt läheb. Selgitad. Räägid 10 korda. Otsid sa kedagi enda juurde tööle? Tahaks tulla, vestleks päevad läbi. Tšekid tulevad, kes teeb, ma ei tea, keegi teine, ma praegu räägin emaga ära sega vahele. See oleks päris hea ju. No eks sa pead leidma need hoovad, et kuidas nagu ütleme, et see on nagu spordis on ju. Et meeskonnamäng ju. Et alati peab olema üks hull, kes ütleb, et no nüüd. Meil oli täna üks väga hea moment ka, sest Eestis ei ole väga palju selliseid ilusad ilmasid. Ennem kui te saabusite, siis me tegime ühe kohvi seal terrassil ja siis Angeelika vaatas, et nii ilus ilm on, selle saate oleks võinud ju täna üldse väljas teha. Et kuidas me nüüd ütleme, et katke see laud välja. No mina enda restoranis küll ütleks, mis meil on pool tundi, küll nad jõuavad. Katame välja ära. Siis ma ütlesin, et kuidas sa seda teed, et kui mina lähen nagu küsima, et ma saan arvatavasti pikku päid ja jalgu. Ja siis sul oli üks ilus, nagu sa tegid mingisugune pilk oli või? Õpeta mulle seda, sest mul on seda pilku vaja. Sest see pilk lihtsalt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Ma olen nagu kuri, aga samas ma olen sinu sõber. Me katame selle laua välja, eks? Ei, ma ei taha. Me katame. Ja saad aru, see oli lihtsalt nii priceless, see oli nii lahe. Ma ütlen ausalt, ma ei ole jõudnud, mul on mingi 50 küsimust, ma olen 2 jõudnud ära küsida. Ja mul on juba kaameramees näitanud 3 korda, et me oleme esimese ploki ajas lõhki rääkinud, ma tean, arvatavasti me teeme täna lihtsalt nii, et magustoit on ka lauas ja me jääme kõik siia veel rääkima. Ja see on see plokk, mis tegelikult mitte kuhugi ei lähe, aga me tahame sinu kohta palju rohkem teada saada. Järgmises plokis lähme natukene ikkagi nagu spetsiifilisemaks ja ma loodan, et me jõuame jutuga kööki ka. Aga ma arvan, et nüüd me teeme teile vahepeal ühe pearoa. Nii et ma arvan, et suur aplaus. Teine maatus. Nüüd tahaks pugeda ikka sügavalt kööki. Ja selle ploki nimi on Väledad ja vürtsikad 5. Ise panin pealkirja ka. Mina küsin ja sa pead vastama nagu 5 maks 10 sekundi jooksul. Ehk siis, mis esimesena pähe tuleb, see on tegelikult ju õige vastus ka. No ja, ma proovin. Vaatame, mis saab. Väga hirmus. Lemmiktoit. Võileib. Lemmiktooraine. Kala. Lemmikrestoran Eestis. Appi. Ma tean. Vika. Järgmine on natukene võib-olla selline, aga ma pean küsima. Lemmikkolleeg Vikas.
Hästi lihtne vastata. Mul on üks noor äge naiskolleeg, kellega me oleme käinud erinevatel võistlustel ja jälgige teda. Helena Vallimäe on ta nimi, nii et ma usun, et ta hakkab suuri tegusid veel tegema. Võib-olla ka järgmine naiskülaline, sest meil... Ja, ta juba on tegelikult aasta kokk olnud 2022 ja eelmine aasta sügis käisime ta ka Põhja-Euroopa siis noorte kokkade võistlusel, kus ta oli siis Põhja-Euroopa juba parima 10 hulgas. Super. Sinu juures tulevadki talendid. Ja. Väledad ja vürtsikad viimane küsimus. Lemmikkokk Eestis? Lemmikkokk Eestis. Tead, mul on tegelikult üks väga hingelähedane kokk, kellega lihtsalt ongi niimoodi, et mulle meeldib ta käekiri. Võib-olla, et me oleme lihtsalt nii sarnased selle pärast või oma toidufilosoofiat. See oli vaata väledad ja vürtsikad, kiire vastus peab olema. Olgu Peeter Pihel. Väga hea. Peeter Pihel. Ma panin tähele täna köögis, et sinu jaoks on ka südamelähedane, et sa kõik kasutad ära. Jah. Peeter Pihel on ka teada tuntud ju selline zero-waste mees. Kumb siis kumba õpetas? Ma tean, et Peeter Pihel on tegelikult sinu õpilane olnud, eks sina oled ju Peeter Pihelist. Tahtsin just vastata sulle, et vaata sünniaastat. Et siis sina tegelikult panid Peetri nagu kõik ära kasutama köögis? Seda ma ei saa öelda, aga võib-olla, et ma andsin tõuke. Ega tema on ikka oma teed ise kõndinud, aga ma arvan küll, et jah, et see esimene selline tõuge, koos me käisime Rootsis, siis kui ta oli hästi alles algaja oma kokandusteel. Me ei räägi Väeviikenist praegu? Ei, me ei räägi Väeviikenist. Palju ennem. Kuule, räägime natukene sinu karjäärist. Peeter Pihel, ikkagi väga suur nimi Eestis, eks ju, on olnud sinu õpilane. Kes seal veel on? No vaata, kuidas öelda õpilane, eks ju, et õpetaja ja õpilane suhe, ma ei ole kooliõpetaja, eks ju, et ta on minu noor kolleeg, kes on saanud kindlasti minust mõjutatud. Absoluutselt. Et lihtsalt see on nagu sedapidi mõte, aga jaa, et kellega me oleme näiteks omal ajal väga-väga ammu, 2003 avanud koos Laulasmaa eelmist tegelikult toitlustust oli Ants Uustalu ja Jaa, Ants Uustalu nimi on mul kusjuures kirjas ka, ma tahaks köögikohinatesse kindlasti. Gastronoomia. Okei, me oleme rääkinud, keda sina oled õpetanud ja kes on tulnud, Peeter Pihel ja Ants Uustalu väga lahedad. Kes on sinu mentor olnud, kui sina alustasid? Ja siis, kes oli sinu kõige nagu selline võib-olla kurjem või kõige nagu selline, keegi ikka oli seal kuri ka? Ise sa saad aru, ma vaata kangutan. Mul ei ole olnud kurje kolleeg. Tallinkis ei ole kunagi töötanud või? Ei, ma töötasin Estline'is. Estline'is töötasid? Okei. Ja ma just pigem ütlengi, et minu mentorid tegelikult ongi Rootsis. On, jah? Et kui mina peaks kirjeldama, et mis on see köögifilosoofia või et kus me oleme, seesama Peetri jutt ka, eks ju. Absoluutselt. Et ega me olemegi nagu väga selgete Rootsi mõjutustega, et ma töötasin 8 aastat laeva peal omal ajal ja mul oli au tõesti tol ajal käia kätte harjutamas selleaegsetes Michelini tärni restoranides. Ja kui ma niimoodi peaks ütlema, need nimed sulle ei ütle ilmselt mitte midagi, aga need on eelmise generatsiooni sellised võib-olla Rootsi suurkujud, et nagu Magnus Eek või Krister Lindström või... Ma tean, mis on Lindströmi kotlet. No näed. Ma arvan, et need ei käi nagu omavahel vist üldse kokku. Aga ma mäletan, et seesama lillede söömine või metsikute taimede söömine, et jumal teab, mis aasta see oli, aga esimest korda sattusin siis Rootsis ühte sellisesse restorani, kus tõepoolest, et pereettevõte ja siis abikaasa, kes, mees oli köögis ja naine oli saalis ja naise siis ema käis iga hommik, tegi korjanduse ja korjas neid söödavaid lilli ja taime ja päris kindlasti oli see minu selline esimene selline vau-efekt, et nii saab ka. Nii saab ka, jah. Väga lahe. Ehk siis selline Rootsi taust on sul. Ja tegelikult Peetril ka. Peeter ju tegi selline kõvasti. Muidugi. Ja ma veel kord ütlen, et ei saa nagu öelda, et õpilane või õpetaja, et noor kolleeg, kellele lihtsalt sai antud nagu õigel hetkel võib-olla õige tõuge. Sa ütlesid, et sinu lemmiktoit on võileib. Tundub nagu kummaline. Ma muidugi täna tegin sulle 2 võileiba. Ühe juustuga, ühe singiga. Et ma hakkan vaikselt uskuma. Kokkadel on niimoodi, et kui kokad teevad oma raske tööpäeva ära ja lähevad koju, vaata töö juures, ma ei tea, kas sina sööd töö juures, kas sa oled see kokk, kes kui tööpäeva lõpetab ja hakkab koju sõitma, siis läheb kõht tühjaks? Oled see kokk, jah? Päris kindlasti. Mis on see toit siis, mida sa siis sööd? Ma olen tohutu puuviljasööja. Okei. Mulle väga maitseb. Kui sa töö juures sõidad koju, kas sinna tee peale jääb sul mõni tankla ka? Vot seda ma ei tee. Seda sa ei tee? Ei.
tanklapeatused ei kuulu Ei ole? menüüsse. Ei, Elektriauto? ei seda ka Kusjuures auto on sul ka ju sul on Volvo. On jah. Täiesti rootslane. Ma tean. Täitsa uskumatu. Aga mingi tooraine, mis sul alati on kodus külmkapis? Nagu see on alati, et mina lähen poodi, ma isegi ei tea, kas mul seda on või ei ole, võib-olla teda isegi on, aga ma ostan seda alati. Ja, no võt, nüüd on niimoodi, et see tegelikult on kunagi käinud ka enam-vähem kuskilt kollase ajakirjanduse pealkirjast läbi, et Angeelika Udeküli lemmiktoit on võileib vorstiga. No see on nüüd kindlasti, kui see nüüd läheb meil siin ikkagi oma maitses üles, siis võileiva. Ja vaat see on kuidagi olnud mul eluaeg. Sa räägid võileiva materjalist, sul on leib või... Mul on alati, vaat selline tume leib tegelikult. Sina tegid mulle täna saia, mitte võileiva. Ma ei hakka valetama, mina ei teinud, ma läksin siia kõrvale, meil on siin söökla ka ja ma võtsin sööklast, seal oli ainult üks viil tomatit, mida ma tegin, ma lõiksin natuke tomatit juurde, ma panin sinna soola peale ja ma rapustasin tilli. Ma panin viimase lihvi. Tundus nagu tegelikult meie Pille tegi need võileivad ja need on seal teatri poole peal meil täitsa. Aga oli tunda, vaata, tegelikult, mis teeb võileivast võileiva? Ma teen sulle värske võileiva, see ei ole see. Aga vaata see võileib, vaata ta oli paar tundi külmkapis seisnud, kondents kõik mängib, seal tekib oma mingi selline asi, eks ju, elu. See on nagu vein, seistes ta läheb paremaks. Tead, minu võileival muide ei käi või üldse, minu võileival käib toorjuust. Kuule, võileiva nimi on või ja leib. Millest me valesti aru saame? Mõistan. Mida sa paned sinna? No mul on nagu kaks varianti, et kui on näiteks kala, siis sinna vahele käib toorjuust ja kui on suitsuvorst või liha, siis käib sulatatud juust. Vana ja merevaik. Sa küsid, mis mul alati on kapis? Juust! Muidugi. Küsisin küll, jah. Ma ei tea, miks ma selle vorstist hakkasin üldse räägima. Juust alati. Sa rääksid ilusti võileivast. Ma söön alati, iga päev ühe viilu vähemalt juustu. Ühesõnaga, ma sain aru ka seda, et kui on valida sai, leib, siis sul on kindlasti leib. Jah. Kõik on kuulnud, ma ei tea, tõstke käed, kes teavad sellisest ütlusest nagu 3 sekundi reegel. Mõned käed on, eks ju. Kui midagi kukub köögis maha ja ta on alla 3 sekundis, sa võid üles võtta ja kasutada. Ei. Lase mul küsimus lõpuni küsida. Okei, sa ütled, et kui sinu köögis kukub kirstomat maha ja isegi nagu 1 sekund on, siis on ei. Okei, kui sa räägid toorainest, mida on võimalik pesta. Ikka ma räägin, jah. Kartul kukub maha, siis ma loomulikult pesen ta puhtaks, sellepärast, et ma pean silmas mitte muidugi seda kooritud ja keedetud kartulit juba, mitte seda ma ei pea silmas. Okei, aga see on päris hea, oot, väga hea. Kui enne kuum töötlemist, kui ta kukub maha, siis see on okei? No kui ta on pestav. Muidugi on pestav. Siis küll. Kui keedukartul kukub maha, siis on? Siis on no-go. No-go, jah? Okei. Lähme nüüd ajas 20 aastat näiteks tagasi, kui sa köögis kunagi alustasid. Me kõik oleme pattu teinud, mina ka. Mina ei pea neid lihtsalt täna üles tunnistama. Mina juhin saadet, sina vastad. Kas sina oled kunagi teinud midagi sellist, mis on nagu, ütleme, hügieeniseaduse vastane? Ja tead, 7 aastaga tegelikult need kõik vananevad, nii et isegi keegi ei saa midagi öelda. Isegi ei mäleta sellist, ma olen küll teinud, ütleme, selliseid trikke, et mille peale ma olen põksuva südamega ikkagi paar päeva värisend nurgas ja mõelnud, et kas see oli mu viimane tööpäev. Okay. Seda on mu karjääris küll juhtunud, et näiteks... Mis sa siis tegid? Köögiveini jõid? Ei, ma saatsin midagi saali, mis ei oleks pidanud sinna minema, et näiteks, aga tundub... Mis ei oleks pidanud minema, kas see oli üle-maitsestatud, mis juhtus? Vale maitse oli. Vale maitse oli? Jah, vale maitse oli, vale toidu peal. Mul tuleb siit meelde üks lugu. Me räägime, ma loodan, Y-generatsioonist ka. Aga kreembrüleed teavad ju kõik, eks ju. Siinä käib suhkur peale. On juhtud ka, et inimesed paavad soole, eks ju, sest need on väga sarnased. Kas sul juhtud midagi sellist, et sa maitsestad, et magustoidu peale sool? Ei, vaata, mul läks tegelikult jäätise peale see, millest ma rääkisin, et mida ma päriselt mäletan, et kuidas mu hing värises sees oli selline lugu, see oli omal ajal Estonia peal. Ja kõik see, mida seal ju söödi ja pakuti, et see oli meie jaoks natukene võõras ja Eesti inimene ei söönud sel ajal ikkagi mädarõikaga vahukoort. Aga rootslased sõid ja kuidagi seisid nad tüllikotid seal niimoodi järjest ja oli desserdi aeg ja siis et jäätise peale, et trrrt on ju vahukoore trrrt ja siis kui viimane trrrt oli ära tehtud, siis ma tõmbasin ja sain aru, et oi. Ja oli sool sees? Oli mädarõika vahukoor jäätise peal. Aga tundus, et ka külalised mõtlesid, et ilmselt midagi väga peet ja moodsalt. Fine dining, teen kodus ka. Jah,
võib-olla sealt see soolakaramell tuligi. Absoluutselt, täiega nõus. Okei, aga ikkagi elus juhtub, peakokk on see, kes ju vastutab. No muidugi. Ma ei tea, kes igasugused teevad süüa. On sind kutsutud saali ka, no mis on kõige hullem kompliment? Ma mõtlen kompliment, mille sa oled saanud. Noh, mulle on ikkagi öeldud väga halvasti. Ja, ei, noh ikka, et tegelikult ka see, eks ju, et noh, kui alguses ütleme siin veel, no see periood, kui kõik inimesed veel ei söönud lilli ja umbrohtu, eks ju, et siis tegelikult ikkagi erinevaid mõtteavaldusi oli päris palju. No nii, et nüüd siis, mis te nüüd siis nagu mõtlete, et mitte söödavad asjad taldrikule, et mõtlete, et olete peened või et mürgised asjad taldrikul või noh, ühesõnaga selles vaimus, aga noh, kõige võib-olla, et pikantsem oli see, et kui me vaidlesime külalisega, et need ei ole ussid, mis on pandud toidu peale, vaid need on lutserniidud. Okei. Ja siis ta kahvliga niimoodi torkis, et see idu hakkaks liikuma. Vaata, ikerdab ju ka. Ja tegelikult ikkagi neid olukordi, et vaata, kui ikkagi keset loodust ja need lilleõied aeg-ajalt tulevad peenra pealt, siis seal võib juhtuda, et ups, mõni sipelgas või mõni lehetäi ka ikkagi satub taldrikusse. Sest ma ütlen ausalt, ma ei hakka salgama, meil on Caesari salatiga juhtunud, sa tead ise, eks ju, Rooma salatit sinna lehtede vahele. See väike ilus roheline. No väike ikka. Mina ütleks, et noh, jah, kui vegan telniks, ma saan aru, uss on sees. Aga kui sa võtad niikuinii kanaga ja seal on natukene rohkem liha, ma ütleks, ma löön ekstra läbi, 3 euri juurde. Kuule. Aga teie olitegi see õnneseen. Jah, sina võitsid. Palju õnne. Järgmine Caesar sulle tasuta. Neid lugusid kindlasti on palju. Aga võib-olla mõni selline äge lugu ka, et ma ei tea, kui suur on sinu kõige suurem seltskond, mida sa oled näiteks teenindanud? Kas tegeled cateringiga ka natuke? Vähe tegelen, aga sa töötad ikkagi hotellis, kus teil on ju, ma ei tea, 400, 500? Ja, no sellised 500-seid päevi, et neid tuleb ikkagi päris sageli. No aga see ei ole ju, see ei võta sul niimoodi, et tunk läheks hommikul, eks? Ei, see ei võta. Ei. Kohvi, kuule, pane see, tegeleme, ja läheb jälle. Töö organiseerimise küsimus ja ettevalmistuse küsimus. Rallikaart peab olema hea. Jaa. Millest ma olen veel aru saanud, mida sa ääretult hästi oskad, on ju delegeerimine. Ahaa, aitäh. Ma ei ole ennast sellest kuigi tugevaks pidanud, aga ma olen õppinud, viimasel ajal. Ei, no sa saad ju aru, et ei ole võimalik kõike maailma asju üksi teha. Ei, kindlasti mitte. Köögis on üldse ikkagi, et see meeskonna tunnetus on üks kõige olulisemad asju ja muide, sul on ka väga äge kollektiiv. On, nad on tõesti ägedad. Teeme minu kollektiivile ka ühe suure aplausi. Väga lahe. Teen ettepaneku, et teeks väikse magustoidu. Jah. Ja kõik, kes te olete siia täna kogunenud, siis hea uudis on see, et kes soovib juua siidrit või näiteks õlut, siis tankeri poolt saab seda täitsa, see on majakulul. 0 õlut on meil ka. Eelmises saates ma ei pakkunud, aga sel korral on mul niimoodi, et ma pakuks teile, kas olete kuulnud sellisest kohvist nagu Superbandiit. Mul on see kohvi täna valmis tehtud ja kui sina lubad, siis ma serveeriks iseenda. Need oad on ainukesed asjad, mida ma ei ole ise korjanud, aga seal on 3 oa segu, need on Eestis röstitud ja ma olen sinna pannud oma südame ja hinge ja ma pakuks täna teile lihtsalt Superbandiidi kohvi ka. No imeline, mis võiks veel parem olla? Absoluutselt, ehk siis väike paus, magustoit, kohvi ja siis me räägime viimases plokis veel ja ma hoiatan ette, et ma annaks ka teile võimaluse, et 3 kõige kiiremat saavad kindlasti järgmises plokis ka küsida Angeelikat seda, mis tõesti huvitab. Aitäh teile praegu! Mis meil siis magustoiduks oli? Hapukorrepanna kotta, sinikuuslapu marjad siirupis, tuhabiskviit, begooniaõied ja jänesekapsas. Ma ei hakka valetama, ma sõin seda ja see oli fantastiline. Aga sa tead, kuidas kokad söövad? Kiiresti. Ei no kiiresti me hingame toidu sisse, aga mina tegin seda nii, et seal nõudepesus on meil üks mingid õllekastid ja siis ma istusin seal õllekastide peal. Sa oled neid pilte näinud, kus kokad söövad? Sest see siin, et sul on mingi mugav tool ja
ma ütlen ausalt, see on mõnus, ma katsun kogu aeg, issand, kui mõnus see kõik on. Tead, aga räägime ja väga paljud eestlased teavad sind kui näpud mullas, selline rohenäpp. Jah. Et sa oled võtnud selle endale selliseks nagu kaubamärgiks, sööme lilli. Miks sa teed seda? Kas see nagu päriselt meeldib? Aga mulle meeldib. Miks ma ei või? Ei, ma lihtsalt küsisin, sest ma olen kuulanud kunagi Mihkel Raud ütles, et vaata, et kodus on ta üks ja siis, kui ta välja läheb automaatselt mask ette. Et kas see on sinu nagu kokanduse mask, et sa oled valinud ühe teema? Tead, ma võtan selle, vot see nišš on täitmata, ma võtan Eesti köögi, vot lööngi näpud mulda, ma hakkan seda tegema. Mulle üldse meeldib tegelikult, kui on mis iganes valdkonnas, olgu see muusika, kunst, kaubandus, mis iganes. Et sa saad nagu aru, mida inimene teeb, et on mingisugune joon, mingisugune iseloom, mingisugune nagu filosoofia sellel tegevuse taga. Et mulle meeldib niipidi mõelda. See on mega. Tead, mulle päriselt meeldib tegelikult ka Aasia toit, aga ma ei hakka seda tegema nagu selles võtmes päriselt restoranis, sest et ma ei tea seda üdini. Ma olen nagu nõus, mina muidugi väga suur praegu, minul käib nagu lainetega, nagu 5 aastat on mingi kindel aeg, mida ma armastan näiteks Itaalia kööki ja siis ma lähen prantsuse köögi juurde, praegu ma olen natukene nagu Aasias. Kui me räägime Eesti toorainest, siis ütle, millest sa kõige rohkem tunned nagu puudust, et vot seda meil ei kasva siin. Näiteks kui ma ütlen ingver, ei ole, millega sa asendad? Kasvab. Kasvuhoones kasvab. Kasvuhoones kasvab. No kasvuhoones kasvavad kõik asjad. Toomas, kas ingverit kasvatad või? Ei kasvata veel. Järgmiseks aastaks, palun. Aga kas peab kõiki maailma asju kasvatama? Ei peagi, ma lihtsalt mõtlen, et võtame mingi Aasia toidu, lihtsalt mängime, flirdime selle mõttega, et ma ütlen sulle pad thai. Kas me saame seda ära teha päriselt? Nagu, et ta ei maitse nii nagu seal, aga et mis meil puudu jääb? Ei, no vaata, üldse on ju nii, et tegelikkuses sa kindlasti oled kogenud näiteks, et kui sa käid kuskil ma ei tea, Itaalias, Prantsusmaal, veel kuskil mingis riigis, siis mingisugused toidud ja joogid eriti tunduvad imelised seal koha peal ja siis sa tood ta koju ja siis ta ei maitse enam kuidagi. See õhkkond, see keskkond, see vesi, mis iganes on ju. Ma arvan, et see, et me oleme puhkusel. Minul üks suurimaid asju on see, et kui ma olen reisidel, ma satun hästi kiiresti vaimustusse ja mõtlen, seda tahan teha. Ma viin selle kõik need ideed Eestisse ja hakkan seda tegema. Ei tööta siin. Ei tööta nagu. No ikka ma jään selle juurde, et keskkond mängib nii olulist rolli ja kui sul ei ole ikkagi mingisugused oskused või mingisugused maitsed tunnetused emapiimaga kaasa antud, siis sa ei suuda seda päriselt jäljendada identselt. See pole võimalik. Ega me teeme kõiki need pitsasi ja asju ju ka ikkagi nagu Eesti võtmes või kõik see Aasia toit, mida me siin teeme, on ka Eesti võtmes. Ja sellepärast ma just mõtlengi, et mulle meeldib teha neid toite restoranis. Ma täpsustan. Restoranis. Jah, et sa pead nagu aru saama, et kellele sa seda toitu valmistad. Jah, täiesti nõus. Okei, kui see on nagu põhimõtteliselt kuskil Aedlinna väike butiik restoran, siis sa tead, et see on nagu kogukonna jaoks, aga valdav enamus hotellide restorani on suunatud välismaalastele. Ja see on see, et miks mulle väga-väga meeldibki, et just Vika restoranis teha tegelikult seda päris Eesti asja ja me pakume muideks Eesti toidu kõrvale ka Eesti jookide menüüd ja ma ei pea silmas ainult õllet või džintoonikat, vaid meil on reaalselt Eesti veinide menüü. Issand, see on lahe. Kas seda õunajooki ka seal muidu on? Ja. Kas sa ütleksid, mis õunajooks on? Tee lihtsalt reklaami, sest see oli... Okei. Ma selles mõttes oleks pidanud natukene võib-olla, et 3 sammu ette mõtlema, ja siis täna siia sõitmas sinikuslapuu, ma oleks pidanud selle õuntrinksi ka kaasa võtma, selle sinikuslapuu õuntrinksi. Et tegelikkuses see sinikuslapuu vaimustus, vaat ongi, et mingi tooraine hakkab siin vaimustama. Eelmine aasta tegime saarlaste õuntrinksiga koos ühe sellise special editioni joogi, et kus siis oli õunamahl. Mina omalt poolt panin siis mõtte kokku, et sinna võiks suurepäraselt sobida juurde sinikuuslapuu ja tüümjan. Ja nii ta sai siis pudelisse sellised ilusad, eks ju, vahuveini pudelid. Ja tead, mis juhtus? See oli mõeldud, et seda müüakse kuni selle aasta jõuluni välja ju. Jah. See oli märtsis otsas. Tahtsin just küsida, et kus saab osta?
jälle saab. Saab, nüüd saab. Jälle saab, jah. Aga lihtsalt küsin, kas kuskilt poest ka või me peame sinule kirjutama e-maili? Ei, minu käest sa ei saa seda, et kuigi vahepeal oli küll see, et ainus Eesti Vabariigis, kellel veel oli õundringsi sinikuslapuu jooki, olingi mina. Aga jah, tegelikult koobisüsteemides ja kaubamajades on olemas täitsa. Väga hea. Jätame meelde. Õundrinks, õunamahl, sinikuslapi ja tüümioniga. Küsin sellist asja, meil praegu Eesti nagu tooraine lainel. Mis on Eesti, nagu kui peaks ühe tooraine valima, vot see on see? Tead, mulle tundub, et meie piimatooted iseenesest. Ma pean nõustuma. Jah, see pannakota praegu samamoodi. See on väga hea. Hapukoor ja kodujuust ja kohupiim. Ja tänasel päeval isegi ei saa nagu öelda mitte santisena meie juustude kohta enam. Ei saa? Suurepäraseid juuste on hakatud tegema. Jaa, fantastilisi. Kui sa nüüd satud... Kama. Ka piima baasil. Jaa, ise pole suur kama fänn. Ärme kamast väga palju pikalt räägi, aga ka väga hea asi, eks ju. Aga samas jälle näiteks, et sa tõid siin Gordon Ramsay näiteks, et mõned aastad tagasi, päris mitmeid aastad tagasi, siis kui Eesti alles astus oma esimesi sammu Bakuusi võistluste suunas, et siis toodi siia üks väga kuulus Hispaania kokk, Albert Adria, kes oli tuntud sel ajal nagu tõeline ikkagi molekulaarkunstnik köögis. Tõepoolest. Ja kui ma nüüd õieti mäletan, siis härra suutis õhtusöögi jooksul ikkagi 1,5 liitrit kama ära juua, ütles, et that's the thing. Ja tema tooteid, ma ei tea, kui palju sina oma köögis kasutad? Vähe. Aga natukene ikkagi, eks ju? Teatud asjad on seal päris head. Jah. Et ei pea ainult gelatiini kasutama. Ei pea. Saab Hispaania mõnusat väikest asja ka. Aga vaata, kogu see söögi tegemine on ju tegelikult väikest viisi keemia. Füüsika ja keemia. Tead, mis on restorani kokkade ju parimad sõbrad? No, ma tahaks öelda ketšup. Ei. Küll pealkiri alla võib nimetada siis tuhk, tolm ja vaht. Kõike neid olete täna söönud. Jaa, olete. Kui sa nüüd satud järgmisel aastal elama üksikule saarele, sa seal juhuslikult elad elu lõpuni. Sa saad kaasa valida ainult ühe toidu, et vot selle toiduga elu lõpuni, siis mis roog see oleks? Ärme isegi ütle roog, et see on üks toit või tooraine või mingi asi, et selle sa saad ja seda sul on seal piiramatus koguses. Ei, nii ei saa elada. Aga sa elad, vaat läks põhja ja et sa eluga pääsesid. Lihtsalt sul on hästi suured kastid, hästi palju seda toodet. Mis toodes on? Võib-olla siis leib. Leib on hea. Jah. Sest ära unusta üksikul saarel, küll sa lõpuks kala püüad. Küll sa seal hakkama saad. Kuule, väga vahva on sinuga rääkida. Ma teeks sellise asja, et teeme äkki 3 küsimust saalist ja siis mul on ka veel 2 viimast küsimust. Olgu. Tere, aitäh söögist. Kas õnnetust köögist õnnelikku sööki saab? Õnnetust köögist õnnelikku sööki ei saa ja tegelikult on väga oluline, mis meeleoluga inimene köögis toimetab. Ja see on küll nagu 100% öelda, et kui inimene on halvas tujus, siis see energia, mis ta toidu sisse paneb, sealt ei saa tulla lihtsalt maitsvat toitu. See on nii. Mega küsimus. Jah. Ja ma ütleks ausalt veel parem vastus. Tohutult. Ja siin on järgmine küsimus. Tere, kas magustoitu saaks juurde? Vaatame pärast, mis teha annab. Tegelik küsimus oli see, et nagu ääretult uskumatult ilus suur praktika väga paljude ettevõtete all ja nii edasi. Kindlasti ei ole ta ju kogu aeg iseenda perenaine olnud. Olete ju pidanud vahepeal nii-öelda täitma menüüd, mida ise ei saanud kontrollida, hallata. Et mis võib-olla on mingi toit, mis te tunnete, et tegin valmis, aga ise ei tahaks teha, ei pakuks? No vot, ei ole olnud sellist olukorda elus. Et teed süüa? Ei tule küll meelde, et ei, tõesti ei ole sellist. See on see selektiivne. Võib-olla, või sa mõtled tegelikult ikkagi enda jaoks selle kuidagi põnevaks või huvitavaks, et sellist olukorda, et sa väljastad köögist toidu, mille osas sa nagu tunned, et ma ei tea, ma ise küll ei sööks. Et mul pigem on alati tegelikult ka oma kolleegidega või aeg-ajalt tuleb meelde tuletada neile, et väga oluline, et sa toitu maitsed, et see võib juhtuda, et kui sa teed ühte sama protsessi
päevast päeva, et siis võib aeg-ajalt tulla ette olukordi, kus nad ei maitse enam. jah, Aga ma ütlen, et tõesti olen võtnud pühaks ülesandeks iga päev ikkagi, et kui ma vähegi olen köögis, siis ma käin kõik need topsikud, mis on pandud pliidi peale, maitsen läbi, annan kommentaarid ja see jääb külge, et sa ikka tegelikkuses pead maitsma, sest et kui sul on nagu 10 kastrulit kastet näiteks ja ka kreemid erinevad, eks ju, restorani köögis on väga palju erinevaid detaile, mida pannakse ikkagi servise eel, eks ju, sinna sooja või valmis. Ja kui sul tegelikult 10 asjast 8 saab kommentaarid, järelikult alati peab tšekkama. Ma mõtlen, aga kas see on tervislik? Niimoodi, et sa raiud ringi oma lusikaga ja kõik kastruid käid läbi? Ei ole tervislik? Ei, see ei ole. Ja muideks täiesti... teed seda päevast päeva? Jah, vastab tõe, aga sellepärast ma ei söö ka kunagi töö juures näiteks, et mitte sisuliselt ikkagi ei näe nugakahvel käes laua taga suure tõenäosusega, kui ma küsiks seda sama küsimust mingilt teiselt kokalt, toome näite mingisugune meeskokalt, et kas sinu töö ja kodu vahele jääb tankla, siis suure tõenäosusega ta ütleb, et jääb ja ta käib seal, sest tema ei käi lusikaga neid kastruleid läbi. Kahju neist. On, eks ju. Nad on suured hotdogi sõbrad. No jaa, näed. Ma küsin ühe küsimuse ise ka korraks vahele. Sügis on tegelikult käes ja meil ei ole paremat nõuandjat kui sina siin. Mida me sisse peaks tegema sel sügisel? Mis hea saak oli meil, kui me räägime, ma ei tea, metsast, marjadest, seentest, mis iganes, ma ei tea. Ei, no seene aasta. Seene aasta. Aga kiire retsept, mis on sinu näiteks seene selline retsept? Sest meil on siin praegu saalitäis inimesi, kes tahab hakata seeni kõige klassikalisemad, et kui, minu keldrisse ei leia mitte kunagi ala tšilli maasikamoosi või midagi sellist. Minu keldrist ka mitte. Ja muideks on väga suur vahe, et kas ma teen kodus süüa või ma teen tööl süüa. Ma ei tee kodus mitte kunagi selliseid toite, nagu teie täna siin sõite, sest see on minu väljund tööl. Mulle meeldib kodus süüa väga puhtaid maitseid ja väga lihtsaid toite. Ja me saime sellest aru, selles suhtes tuled koju, puuvili, kutt ka, võileivad, tavaliselt leivaga, jah. Mida rohkem ütleme, et suvist perioodi lahata, siis on kindlasti et grill ja erinevad ägedad salatid. Mida rohkem külma ilma poole, et seda rohkem tegelikult supp, seda rohkem ahjutoidud, et jah, nii on. Aga less is more. Less is more. Mis toit on sul olnud, mis on mõkke, see on nii vastik, ma ei taha isegi puutuda midagi teha, kuigi ma pean seda tegema köögis? Ei, pole. Ei ole või? Okei, üks kord on olnud selline... Saime kätte selle! Üks kord on olnud selline ettepanek, kui Marko Reikop helistas mulle, ütles, et Angelika, kuule, tule tee rotti. Vot siis ma keeldusin. Jah. Vot rotti ma ei tee. Ta helistas kõigepealt mulle, aga ma olin kinni, ma oleks tahtnud teha. Aga ma olin ära. Siis ta helistas sulle. Ja tegi... Aga kes siis tegi? Ants Uustalu tegi. Vana roti küpsetaja Ants, ma teadsin. Ja millega ta tegi? Kas ta tegi ka Eesti päraselt või? Ei mäleta. Aga ära ta tegi selle roti igal juhul. Väga lahe. Sa just rääkisid kodus toidu tegemisest ja ma tahtsingi tegelikult küsida, et lastele 3 lemmiktoitu, mida kodus soovitakse? Pannkook, kotlet, takklihakaste, makaronid takklihaga. Jah. Muideks, makaronid takklihaga, see on nagu raudpolt sellepärast, et meil oli restorani menüüs, kunagi laste menüüs oli makaronid hakklihaga ja see oli enim müüdud praad. Ma lootsin inspiratsiooni saada, aga ei tulnud. Aitäh. Inspiratsiooni mõttes me võime hiljem pikemalt rääkida. Kus kohas sa praegu elus oled? Kui hästi sul läheb? Oled sa õnnelik? Väga hea küsimus. Ma iga päev küsin endalt, et kuhu edasi? Ja, see on mu järgmine küsimus. Päris palju on tehtud ja siis ongi nagu natukene see tunne, et aga kogu aeg on selline tunne, et ikkagi midagi on veel tegemata, kuhugi peaks nagu jõudma veel. Aga kas Angelika Udeküll on täna õnnelik? Jah, muidugi.
mind ümbritsevad ägedad inimesed, mul on ägedad kolleegid. Kui sa arvad, et mu päevad on kõik jube päikselised, ei, seal on ka probleeme. Et üks on näiteks see, et need inimesed, kes mu ümber on, need on ägedad, aga neid inimesi on väga vähe meie äris tegelikult, kes oleks nagu seda järeltulevat põlvkonda kokandusmaastikul või restoranimaastikul jääb nagu kuidagi järjest vähemaks. Selline teenindav personal ka käib siin. Teenindav personal, jah, see on nagu kuidagi, see meie kultuuris amet, mis ei ole nagu amet. Kokandus veel, aga näiteks teeninduse pool on ikkagi kuidagi sedapidi, et see on midagi ajutist, mis sa teed. Ma olen sellega täiesti nõus, ehk me räägime praegu ikkagi Y ja X generatsioonidest, eks ju, noortest, aga mis siis saab? Kas restoranid on veel 10-20 aasta pärast Eestis elus? Kui sa nagu mõtled tagasi 15 aasta tagusesse aega, meenutad, et kui palju oli üldse, jälle me jõuame sinna, et millised restoranid olid, mida pakuti, või et mis hetkel näiteks tekkisid Eestisse need restoranid, kus päriselt olid peakokad ise omanikud. Need tulidki tegelikult, jah. Just. Need tulid ju alles hiljem. Ja mis on nagu juhtunud, et need sellised kolossiumrestoranid on ju ära kadunud kõik. Need on asendanud teist tüüpi söögikohtadega. Väiksemad ja nišikad, jah? Jah. Ja nii on ka, et see järgmine generatsioon, kes tarbima tuleb, soovib teistsugust teenust. Täna mulle tundub, et see on veel rohkem personaalne, see on veel rohkem kuidagi nišikaupa eristatav. Ja eks siis see pakkujate pool peab ka joonduma ikka selle järgi, et mille järgi on nõudlus. Ehk siis tegelikult restoran võib muutuda nagu võib-olla isegi tulevikus natukene selliseks nagu... Me ei tea. Me ei tea, jah. Praegu tundub, et hästi läheb nendel restoranidel, kus külaline saabki istuda enam-vähem peaaegu et köögis. Jah, täpselt. Kuule, üks küsimus oli tegelikult veel. Kas Angeelika Udeküll teeb ka kunagi täitsa enda restorani? Kas me näeme kunagi ja saame tulla sulle külla? Sa oled praegu, sa oled peakokk, võib öelda ju palgatööline. Sa oled seda ikkagi praktiliselt terve elu teinud, proovinud erinevaid asju, kuttidele teinud soenguid, väga lahe, eks ju, raamatupidamist natukene, mis on ka ju täiesti tänuväärne. Kuidas sulle nüüd siis vastata? No viisakalt proovi. Ma ei tööta oma restoranis. Nii? Ei tööta oma restoranis. Kas teie saite aru? Saite? Sa vana suslik! Ma guugeldasin sind läbi ja lõhki ja sul on enda restoran. Jube palju lihtsam võtta äriregister lahti, seal saad kõik info kätte. Mina olen viimane inimene, kes käib inimeste järel nuhkemas äriregistrist. Kuuled, aga kas sa seda mäletad, et 10 või 12 aastat tagasi oleks me peaaegu sinuga teinud ühe restorani? Meenutasin just täna hommikul seda fakti. Äge, hea, et ei teinud. Või jumal seda teha. Ja ei tea. Ja ei teagi, millega see kõik veel lõpeb. Absoluutselt mitte. Mul on tõesti hea meel, et sa tulid. Väga vahva vestlus. Pooltest asjadest ei saanudki ju tegelikult rääkida. Me nagu ei rääkinudki veel õieti millest. Ei rääkinudki. Aga õnneks, kui kaamerad lähevad kinni, siis me hakkame päris asjast ka rääkima. Mul on sulle väike kingitus ka. Oi, kingitused mulle meeldivad väga. Kellele nad ei meeldi siis? Hea, et sa siis ei unustanud seda õundrinksi tuua. Hea kohvi sulle maitseb, ma tean. Väike kohvi ja kvaliteetsed Jomara tatlid, ma tean, et sa armastad tatleid ka. Ja ma vaatasin tegelikult, et su noakotis on noad suhteliselt nüridad. Saad Kemossist osta uued teravad normaalsed noad. Tule siia, kullakene. Mega vahva oli, aitäh sulle. Aitäh. Ja teile ka tohutult suured tänud. Järgmine köögikohin juba tegelikult 24. septembril. Ja külaliseks ma võiks öelda meie mõlema sõber Priit Toomits. Nii et piletid on pileti taskus müügil. Loodame, et juba kohtume mõne nädala pärast. Aitäh teile tulemast ja järgmiste kordadi. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, kuidas see vestlus meil läks, aga üks, mis on kindel, toidud olid täna viimase peal. Kuule, vestlus oli ka viimase peal, ma arvan. Aitäh, sa oled nii lahke. Issand, kui tore, et sa tuli! Aitäh kutsumast. Tartus on alati nii tore. On, tule ma näitan sul linna ka. See oleks küll vahva. Oi, ära räägi.